Hankepass. See on selline dokument, mis hankemenetluse alguses asendab kõiki dokumente, mida te küsite ettevõtja kõrvaldamise kohta hankemenetlusest ja tema vastavuse kohta kvalifitseerimise tingimustele. Et kui siiamaani te olete küsinud seal välismaine pakkuja näiteks peab tooma teile mingisuguse pädeva asutuse tõendi selle kohta, et ta ei ole karistatud või et tal ei ole maksuvõlga, siseriiklike ettevõtjate suhtes te muidugi kontrollite neid asju läbi registri ja samuti küsite siis mingisuguseid sertifitseerimise kohta tõendeid kvalifikatsiooni nõuetele vastavuse kontrolli käigus, samuti referentslepingute nimekirja, siis 1. septembrist on nii, et kogu see informatsioon sisaldub hankepassis ja mingisuguseid dokumente ettevõtjad teile esmajoones ei esita. Mis selle mõte on see, et vähendada ettevõtjate koormust dokumentide esitamisel ja just nende ettevõtjate puhul, kes siis tegelikult edukaks ei osutugi, et seal nad on esitanud terve paki dokumente, aga lõppkokkuvõttes nende see osalemine hankemenetluses ei osutugi edukaks. Ja kui te olete oma menetlusega siis lõpule jõudnud ja olete jõudnud sellesse faasi, et teil on olemas potentsiaalne edukas pakkuja, kelle te hakkate siis edukaks pakkujaks tunnistama, siis temalt te küsite kõik need dokumendid takkajärele. Et tema siis ainukene, kes peaks teile neid dokumendid esitama, on edukas pakkuja. Küll aga nii siis direktiiv kui ka seadus annab teile õiguse küsida mis tahes ajal menetluse käigus kas kõikidelt ettevõtjatelt neid dokumente, kas kõiki dokumente, mõnda dokumenti või siis mõnelt ettevõtjalt, kas kõiki dokumente või mõnda dokumenti. Et kui te peate menetluse ajal vajalikuks neid kontrollida, et teil tekib mingil põhjusel kahtlus, et see, mida ettevõtja on kinnitanud hankepassis, võib mitte tõele vastata, siis hankijal on see õigus olemas terve menetluse vältel. Mida see hankepass siis sisaldab? See sisaldab tegelikult ettevõtja kinnitusi esmajoones selle kohta, et tal puuduvad kõrvaldamise alused, nii kohustuslikud kõrvaldamise alused kui ka vabatahtlikud kõrvaldamise alused. Siis ta kinnitab, et ta vastab kõikidele esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Siinjuures võib olla vajalik märkida ära mingisugune number, näiteks netokäive, kui hankija ütleb, et hanketeates, et ettevõtja peab oma netokäibe ära näitama numbriliselt, siis ta teeb seda hankepassis. Samuti kui me räägime referentslepingutest, siis neid referentslepinguid saab ka, selle nimekirja saab esitada seal hankepassis, kui siis hankija on seda nõudnud, et need referentslepingud tuleb juba hankepassis ära näidata. Aga hankija muidugi võib ka nõuda hanketeates lihtsalt, et pakkuja peab seda kinnitama esialgu, et mul on need olemas. Hankepass peab sisaldama mitmeetapilises menetluses ka kinnitust, et ta vastab nendele objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele tingimustele, mida hankija on seadnud taotlejate arvu vähendamiseks, kellele ta esitab pakkumuse esitamise kutse. Ehk et juhul, kui hankija siis need kriteeriumid on sätestanud, siis hankepassis kinnitab ettevõtja, et jah, ma nendele kõigile vastan. Lisaks nendele kinnitustele peab hankepass sisaldama ka märget selle kohta, et milline pädev asutus väljastab neid dokumente, mida siis nendele kinnitustele
vastavuse tõendamiseks potentsiaalne edukas pakkuja hakkab esitama. Et see on esmajoones, on see asjakohane välismaiste pakkujate puhul, et Eesti pakkujate puhul hankija tegelikult juba ise teab, et milline see pädev asutus on, aga välismaiste pakkujate puhul ta peab siis ära indikeerima selle asutuse, kes väljastab näiteks maksuvõla puudumise tõendit tema asukohamaal või midagi muud. Ja samuti peab hankepassis ära märkima ka veebiaadressi, kust hankijal on võimalik saada ise neid andmeid. Sest et juhul, kui hankijal on võimalik tasuta saada ja otse juurdepääsuga saada veebist need andmed ise kätte, siis ta ei tohi küsida selle kohta mingisugust dokumenti. Ja seetõttu peab ettevõtja siis ära märkima seal hankepassis, et vot sellelt veebiaadressilt on võimalik seda informatsiooni ka ise ammutada. Hankepass peab sisaldama ka andmeid selle isiku kohta, kellele siis ettevõtja tugineb, kui ta tugineb kellelegi. Ja direktiivi sõnastus tegelikult ütleb, et see peab sisalduma hankepassis, aga praegu on see hankepassi esitamine võimaldatud niimoodi, et selle isiku kohta tegelikult tuleb esitada eraldi hankepass. Et see muutub siis, kui järgmise aasta oktoobrikuust tuleb uus register, uus riigihangete register, siis on hankepass integreeritud juba riigihangete registrisse ja siis saab sealt kasutajale palju mugavamal moel seda hankepassi täita. Ja saab ka siis täita seda direktiivi nõuet, et hankepass peab sisaldama siis andmeid tuginetava isiku kohta. Aga praegu tuleb eraldi hankepass esitada ja samuti tuleb eraldi hankepass esitada siis, kui riigihanke menetlus on jaotatud osadeks ühe menetluse raames ja hankija on sätestanud erinevatele osadele erinevad kvalifitseerimise tingimused ja pakkuja esitab pakkumuse mitmele osale, millel on siis erinevad tingimused. Et kahjuks hetkel nii on, aga see kasutusmugavus kindlasti muutub järgmisel aastal. Nüüd üle rahvusvahelise piirmäära tuleb see hankepass esitada kindlasti Euroopa Komisjoni kehtestatud standardvormil. Alla rahvusvahelise piirmäära võib iga hankija ette näha oma selle vormi, võib ka mitte. Mina pigem soovitan kasutada kohe seda standardvormi, sest esmapilgul see võib tunduda keeruline, selle täitmine, aga kui ühe korra selle juba läbi teha, siis tegelikult see süsteem, mis Euroopa Komisjon selle esitamiseks praegu on välja mõelnud ja mida ta pakub hankijatele, pakkujatele, on tegelikult iseennast õpetav, et see on hästi loogiline süsteem. Tegelikult hankija praegu, mitte praegu, vaid üldse hankepassi võimaldamiseks ise midagi tegema ei pea. Täidab hanketeate, nii nagu ennegi, aga pakkuja on siis see, kes peab täitma selle hankepassi. Et hankija võib pakkujale teha asja lihtsamaks ja teha selles süsteemis, millest ma kohe rääkima hakkan, eeltäidetud hankepassi ja selle riigihanke alusdokumentidega koos registrisse üles laadida, nii et pakkuja saaks võtta sealt juba selle eeltäidetud hankepassi ja seda täitma asuda. Aga seda kohustust tegelikult hankijal ei ole. Aga kuidas see süsteem siis hetkel toimib? See toimib niimoodi, et Euroopa Komisjon on püsti pannud hankepassi teenuse veebis. See hankepass on XML formaadis, mis tähendab seda, et ta on ainult selle programmi poolt loetav, et ta ei ole nii-öelda inimloetav üldsegi. Ja kui siis pakkuja hakkab seda hankepassi tahab esitada pakkumust ja sellega koos hankepassi, siis mida ta peab tegema, on minema sinna hankepassi teenusesse.
Seal te peate ära täitma mõned väljad. Seal on sellised küsimused, kas sa oled hankija või pakkuja, mida sa tahad teha, kas luua uue dokumendi või olemasolevat dokumenti vaadata, laadida, muuta. Ja samuti küsitakse, et kust sa pärit oled. Ja siis saab hakata siis seda hankepassi seal süsteemis looma. Saab selle seal ära täita, kõik väljad ilusti saab ära täita ja kui see kõik on valmis, siis tuleb see hankepass, see XML dokument salvestada oma arvutisse. Sinna süsteemi midagi salvestada ei saa. Ta isegi ei luba, et ta ei salvestu lihtsalt sinna, vaid salvestama oma arvutisse. Ja pakkuja, kes on selle siis kõik läbi teinud, seal süsteemis selle hankepassi ära täitnud, salvestanud selle oma arvutisse, laeb selle dokumendi üles registrisse koos oma pakkumusega. Saabub pakkumuste esitamise tähtpäev, hankija avab pakkumused ja siis ta peab võtma selle sama XML dokumendi, laadima selle oma arvutisse alla. Ja selleks, et seda vaadata, läheb ta sinna hankepassi teenusesse ja laeb selle oma arvutist, selle XML dokumendi sinna ülesse ja vaatab seal süsteemis seda dokumenti. Et ta ei saa oma arvutist, ta ei saa lihtsalt avada seda dokumenti, vaid ta saab avada selle seal süsteemis. Ja samamoodi saab ta siis ka seal süsteemis eeltäita seda hankepassi pakkuja jaoks. Et läheb sinna süsteemi, eeltäidab need väljad, mida ta peab vajalikuks eeltäita, laeb selle oma arvutisse alla XML dokumendi ja laeb riigihanke alusdokumentidega selle registrisse üles. Ehk et siis natukene on vaja mõned klikid teha juurde, et klikkida siis, et salvestada oma arvutisse ja minna sinna teenistusse, seal seda siis vaadata. Ja uuesti, kui tahta seal mingeid muudatusi teha, pakkuja saab sinna oma arvutist ka eelmises hankemenetluses kasutatud hankepassi üles laadida ja seda muuta, kohandada vastavalt sellele vajadusele, mis siis järgmises riigihankes on. Nõuded võib olla teised, eks ole. Hankija on võib-olla tahtnud mingeid täpsemaid andmeid, aga ülejäänud andmed on kõik olemas, pakkuja ei pea hakkama uuesti oma andmeid täitma, eks ole, et kes ma üldse olen ja mis on minu registrikood ja millised on minu vastutavad isikud. Aga see kõik on muudetav ja siis uuesti salvestada oma arvutisse ja koos pakkumusega siis järgmises riigihankes selle üles laadida. Nagu ma ütlesin, siis uue registriga koos see kõik hakkab toimuma riigihangete registris. Et niikuinii Euroopa Komisjon paneb varsti selle teenuse kinni. Nii et paratamatult kõik liikmesriigid peavad siis hakkama oma nendes süsteemides seda teenust pakkuma. Aga selliselt on ta siis praegu lahendatud. Kas hankepassi kohta on küsimusi tekkinud? Ilmselt neid küsimusi tuleb siis, kui need hankepassid hakkavad teile laekuma ja nõustamistelefon loomulikult jätkuvalt töötab ja samuti saate meile ka e-maile saata, et eks me siis vastame nendele küsimustele, kui nad tulevad.